Tänase infohommiku teema on siis seaduse muudatused, mis jõustuvad alates 1. augustist. Ja täna on meil 2 lektorit. Kõigepealt Jana Vaus-Madureira Silva räägib muudatustest, mis nüüd on seotud töölepingu seadusega, ja hiljem räägib meie töökeskkonna konsultant Rein Reisberg juba muudatustest töötervishoiu ja tööohutuse seaduses. Tänase üritusega salvestame ja seda on võimalik siis järgi vaadata Tööinspektsiooni kodulehelt. Ja Tööinspektsiooni infohommikute läbiviimist rahastab Euroopa Sotsiaalfondi toetuste andmise tingimuste tervist hoidev töökeskkond ja võrdsed võimalused igale tööelus osalejale periood 2021 ja 2023. Et annan nüüd sõna Janale. Tere kõigile ka minu poolt, et minu nimi siis on Jana Vaus-Madureira Silva. Olen Tööinspektsiooni nõustamisjurist ja räägin siis täpsemalt eesseisvatest muudatustest. Kohe jagan teiega ka slaide. Üks hetk. Nii. Loodan, et kõik on näha. Loodan, et mind on hästi kuulda ja siis saamegi alustada. Et muudatused siis hõlmavad töölepingu sõlmimist, et oluliselt muutub andmete hulk, millest tööandjal tuleb töötajat teavitada tööle asumisel. Lisaks on ka erisused seoses katseajaga ning on olemas ka ebasoodsa kohtlemise keeld ja õigus taotleda sobivaid töötingimusi. Et slaidi või mitte slaidi, aga esitluse lõpupoole räägime siis täpsemalt, et mida see endast kujutab. Ja seaduse muudatused siis toimuvad, kuivõrd siis võetakse üle Euroopa Liidu direktiiv seoses läbipaistvate ja prognoositavate töötingimuste kohta. Ning nende muudatuste eesmärgiks on siis ikkagi töötaja õiguste laiendamine, tagada töötajate õigus saada kirjalikku teavet oma töötingimuste kohta ja ühtlasi ka läbi selle siis tõsta töötajate teadlikkust. Siin olen siis välja toonud tingimused punasega, mis osas siis on meil muudatusi. Et nagu te näete, siis tegelikult ikkagi põhiasjad on samad, et jällegi ikkagi töötaja tööandja andmetest, tööülesannete kirjeldusest, tööajast, töö tegemise kohast, et need jäävad endisteks. Samamoodi on põhimõte, et tööandja töölepingu kirjalikust dokumendist tuleb teavitada, aga muudatuste osas siis on et tuleb teavitada töötajaid maksude ja maksetega saadavast kaitsest, pakutavatest koolitustest, tööandja poolt hüvitatavatest puhkustest, katseaja kestusest, ületunnitöö tegemise tingimustest ja töölepingu ülesütlemise vormist ning põhjendamiskohustusest. Ja alustamegi siis esimesest tingimusest, et koolituste puhul tuleb esitada töötajale ikkagi üldist laadi teave, näiteks mitu koolituspäeva on töötajale aastas ette nähtud ja milline on üldine ettevõtte koolituskorraldus. Et näiteks kui ettevõte juba korraldabki 2 korda aastas suvekoolitust, talvekoolitust, et siis on see kindlasti, mis saaks olla koolituskorras kirjas. Ja ei ole vaja siis teavitada üksikasjalikult, et mis päevadel, mis kuupäevadel, mis teemal koolitused aset leiavad. Ja kui tööandja koolitust ei paku, siis ei ole tal ka seda teavituskohustust. Praegusel hetkel siis katseaeg ei pea olema töölepingus kirjas, et see nii või naa kohaldub automaatselt, kuid see nüüd seaduse muudatusega muutub, et edaspidi tuleb alati teavitada katseaja kestusest, et isegi kui katseaja kestus on 4 kuud, ka siis tuleb seda teavitada. Nüüd üsna oluline erisus, mis on see, et katseaja hulka ei arvestata aega,
millal siis töötaja tööd ei teinud. Et näiteks, kui ta oli haiguslehel või viibis puhkusel. Et see on sisuliselt nii-öelda säte, mis näeb ette katseaja peatumise, et näiteks kui töötaja viibib haiguslehel 5 päeva, pikeneb ka katseaeg 5 päeva võrra. Ja siin selles mõttes tuleb ka silmas pidada seda, et esiteks, selleni me jõuame, aga mis ma tooksin välja on see, et näiteks kui töötaja asub tööle, ta on rase, jääb emapuhkusele, veel katseaja jooksul otsa tuleb seal vanemapuhkus, siis tegelikult see katseaeg saab peatuda ja kui töötaja naaseb vanemapuhkusel, saab katseaeg siis nii-öelda jätkuda nende peatunud päevade võrra, mis siis oli puudu sellest tähtajast, ütleme nii. Et seega võib see aeg üsna palju pikeneda. Lisaks tuleb ka eristada seda, et see nüüd muudatus hakkab kehtima ka nende töölepingute puhul, mis on sõlmitud enne selle muudatuse jõustumist, kui aga katseaeg veel kestab. Veel tuleb siis tuuakse konkreetselt välja seda, et tähtajalise töölepingu pikendamisel või järjestiku sõlmimisel samalaadse töö tegemiseks katseaega ei kohaldata. Ja järjestiku sõlmimine tähendab seda, et ühe töölepingu lõppemisest uue sõlmimiseni see periood ei ületa 2 kuud, et ta jääb sinna 2 kuu sisse. Ja samalaadseks siin on kas see on siis identne töö või ta on ikkagi selline töö, kus tööülesanded on sarnased eelmise tööga. Selle muudatuse nii-öelda eesmärk siis on see, et ühest küljest, et siis ikkagi võimaldada pooltele see vajalik aeg, et hinnata, et tööandja saaks hinnata töötaja sobivust tööle ja samamoodi töötaja saaks ka hinnata, kas temale endale see töö sobib. Küll aga ka siis praktika ühtlustamine, et eelnevalt siis kuni 31. juulini on ikkagi kehtiv veel see, et katseaeg ei pikene tulenevalt kohtupraktikast, aga nüüd siis et kuna on erinevaid seisukohti, tuleb siis ikkagi säte, mis ühtlustab seda praktikat. Ja veel, mis ma tooks välja seoses katseajaga, on see, et varem, kui töötaja näiteks viibis pikalt töövõimetuslehel, siis ja see ei võimaldanud siis tööandjal tõesti hinnata töötaja sobivust töökohale või ametikohale, siis oli võimalik töölepingut üles öelda sellel põhjusel, kuivõrd lihtsalt ei jäänud piisavalt aega. Aga praegusel hetkel kui nüüd see katseaeg pikeneb, siis seda muret ei tohiks olla. Ja seoses tööandja poolt hüvitatava puhkusega kõigepealt tooks välja, et praegu on siis seaduses kirjas, et tööandja peab töötajat teavitama puhkusest. Nüüd seaduse muudatusega aga täpsustatakse seda, et tuleb teavitada põhipuhkuse kestusest. Et see põhipuhkuse kestus peab olema töölepingus välja toodud. Aga muud tööandja poolt hüvitatavad puhkused siin võib olla näiteks õppepuhkus, võib olla hoolduspuhkus või siis tööandja poolt pakutav lisapuhkus, et siis siin on see teavituskohustus kehtiv. Ja muudest puhkustest, mida tööandja hüvitab, võib siis teavitada ka viiteliselt. Ning oluline informatsioon ka see, et kui tööandja ei hüvita konkreetset puhkust, näiteks nagu vanemapuhkusel maksab vanemahüvitist Sotsiaalkindlustusamet, siis tal seda teavituskohustust ei ole. Aga see kohustus on siis, kui tööandja hüvitab ja pärast saab siis riigi vahenditest selle raha tagasi, et siis on ikkagi see kohustus teavitada. Aga selles mõttes, et kindlasti töötajad pöörduvad, küsimused korduvad, palju küsimusi ka seoses vanemahüvitise, vanemapuhkusega, et alati võib rohkem informatsiooni avaldada töötajatele ja see selles mõttes võib ka
võib ka tegelikult hoida kokku ajakulu, et nende küsimuste vastamisel korduvalt. Et sellepärast võib olla ka soovitatav siis ikkagi koostada ülevaade erinevatest puhkuse tüüpidest. Ja siinkohal tooks ka välja seda, et tööelu portaalis on eraldi tabelid välja toodud erinevate puhkuste liikidega ja informatsiooniga, et seda võib kindlasti kasutada, võtta aluseks, aga võib ka täiesti ise koostada siis enda dokumentatsiooni, enda tabelid. Ja siin tõin välja teile siis näite, õppepuhkus on muu puhkus, mida hüvitab tööandja, millest siis tuleb edaspidiselt teavitada töötajad. Et ongi näiteks puhkuse liik, mis on selle kestus, kui suurt tasu selle eest makstakse ja kust tuleb õigus sellele puhkusele ja need hüvitamise põhimõtted. Et sisuliselt niimoodi ta võiks täitsa välja näha. Järgnevalt siis ületunnitöö tegemise ja hüvitamise korrast. Siin ma juba kohe ütlen, et olen märkinud esimeses osas siis paksult viited ära. Need on need põhiasjad, mis peavad olema lisatud informatsioon, et täita seda teavituskohustust. Muu osa on juba selline lisainformatsioon, mida võib esitada, aga ei pea. Ehk siis jah, tavaline põhimõte ikkagi, et ületunnitöö tegemine toimub poolte kokkuleppel. Ja et ületunnitöö hüvitatakse siis tasustatud vaba ajaga. Aga poolte kokkuleppel võib ületunnitööd hüvitada ka rahas. Rahas hüvitamisel tuleb töötajale maksta 1,5-kordset töötasu. Ehk siis see on see põhiinformatsioon, millele kindlasti tuleb viidata. Ja erisusena olen ka välja toonud, et millal tegelikult tööandja saab nõuda ületunnitöö tegemist, kui on siis ettenägematud asjaolud, võib tekkida kahju, aga erisus, kellelt seda nõuda ei ole võimalik. Ja oluline informatsioon, mille kohta tegelikult väga palju küsimusi tekib, on summeeritud tööaja puhul ületunnitöö tekkimine. Et see tihtipeale tekitab töötajates segadust, et raske on aru saada summeeritud tööaja põhimõttest. Tihtipeale töötaja arvab, et on nüüd rohkem töötanud, aga jah, tegelikult tuleb ikkagi vaadata arvestusperioodi, et kindlaks teha, kas siis ületunnitöö tekib või mitte. Põhiline rõhk siis töölepingu ülesütlemise vormi osas on see, et ülesütlemise avaldus peab olema tehtud kirjaliku taasesitamist võimaldavas vormis, et suuliselt töölepingut üles öelda ei saa. See on see põhiline sõnum, mis tuleb edastada. Allkirjastatud tööleping ka ei pea olema, et ikkagi kirjalik taasesitamist võimaldav vorm, näiteks e-kiri, kiri, SMS, paberkandjal, otse siis anda üle tööandja esindajale. Lisaks siis põhjendamiskohustusest, et tööandja peab alati töölepingu ülesütlemist põhjendama, aga töötaja peab põhjendama töölepingu erakorralist ülesütlemist. Korralist ei pea. Ning ülesütlemise põhjendus peab olema välja toodud samuti kirjaliku taasesitamist võimaldavas vormis. Lisaks siis selle sätte juures on ka etteteatamistähtajad. Siin ma ei toonud seda välja, et kuna see selles mõttes ei muutunud, ka kehtiva regulatsiooni kohaselt on tööandjal kohustus etteteatamistähtaegadest siis töötajad teavitada. Ja see informatsioon võib olla esitatud viitena. Viite puhul tasub alati mõelda, et mis on see eesmärk, et kas töötajad ikkagi, kas nad vaatavad neid viiteid, et kui on eraldi tehtud ühtne, ma ei tea, dokument seoses teavitamiskohustusega, siis kindlasti, kui töötaja sellega tutvub, ta loeb seda teksti, on suurem tõenäosus, et ta ikkagi saab, et temani see info jõuab, et peab olema kirjaliku taasesitamist võimaldavas vormis. Et jah, kui on lihtsalt paragrahvid, siis kas töötaja läheb, avab seadust, vaatab või mitte, et see
see on nii ja naa, aga see võib olla viitena, et see ei ole keelatud, see on lubatud. Siis makse ja makseid saavad asutused ja mis kaitse nende maksmisega kaasneb, et siin on jah seletuskirjas väga ilusti välja toodud näide, et sellisel kujul ta võib olla, et näiteks sotsiaalmaksu puhul maksusaajaks on Maksu- ja Tolliamet ja selles maksu siis rahastatakse ravikindlustust ning esimese ja teise samba pensionid. Ja saab ka esitada jällegi viitena. Lisaks on muutub 1. augustist ka regulatsioon, mis puudutab siis töötaja teavitamist töötingimustest erijuhtudel. Et praegusel hetkel renditöö puhul tuleb teavitada seda, et tööülesandeid täidetakse renditöö raames kasutajaettevõttes. Nüüd lisandub sellele kohustus tuua välja ka kasutajaettevõtte nimi. Summeeritud tööaja puhul jällegi on olnud tööajakava teatavaks tegemise tingimused. Nüüd lisandub juurde teavitamiskohustus tööajakava muutmise tingimustest. Jällegi, et töögraafikut või muuta üksnes poolte kokkuleppel, välja arvatud erandjuht, hädavajadus, kahju tekkimise oht. Ja lisaks jällegi saab välja tuua ettevõtte sisese korralduse, et millistel juhtudel saab tööajakava muuta, kuidas see muutmine toimub, mis aja jooksul on võimalik veel muudatusi teha ning kas on lubatud ka töötajatel endil omavahel need muudatused kokku leppida või on siis ikkagi kindel töötaja, kelle kinnitust peab tööajakava muutmiseks saama. Lisaks siis muudatus, mis puudutab seda, kui töötaja töötab kauem kui 1 kuu teises riigis. Et praegu on see seotud jah, siis nii-öelda töölepingule kohalduva õigusega, aga edaspidi see punkt kaob ära, et juba kui töötaja töötab kauem kui 1 kuu teises riigis, kui see, kus ta tavaliselt töötab, on see teavitamiskohustus. Ehk siis see edaspidiselt sõltub kohast, kus töötaja tavaliselt töötab. Seoses töölepingu muudatuste tegemisega praegusel hetkel on siis jah võimalik teavitada töötajad kirjalikult muudatuste tegemistest 1 kuu jooksul alates siis muudatusest, aga alates 1. augustist peavad olema need muudatused ikkagi hiljemalt tehtud muudatuste jõustumise päeval. Soovituslik ikkagi juba koheselt fikseerida, kui kokkulepe on saavutatud, see aitab vältida vaidlusi, kuid siis hiljemalt jah, muudatuste jõustumise päeval. Aga endiselt jääb jah kehtima see, et kui andmeid ei ole töötajale esitatud enne tööle asumist, siis võib ta neid igal ajal nõuda. Ja tööandjal on kohustus need andmed esitada 2 nädala jooksul alates nõude saamisest. Töötaja teavitamiskohustuse täitmiseks võib siis seda teha kas töölepinguga, kui kogu informatsioon on seal olemas, on teavitamiskohustus täidetud. Aga kui kogu informatsiooni ei ole, siis tuleb ikkagi eraldi sellest teavitada. Ehk siis siinkohal tuleks vaadata jah, et mis töölepingu seaduse paragrahv 5 meile ette annab. Näiteks kui me räägime põhipuhkuse kestusest, siis seal on konkreetselt välja toodud, et töölepingu kirjalikus dokumendis tuleb teavitada põhipuhkuse kestusest. See tähendab, et see peab olema juba töölepingus sisalduv, aga viitena näiteks on lubatud teavitada muudest tööandja poolt hüvitatavatest puhkustest. See tähendab seda, et see võib olla ka töökorraldusreeglites, see võib olla eraldi puhkuse korras, kuidas iganes seda ettevõtte siseselt nii-öelda nimetatakse.
Seoses töölepingute vormistamisega, et kui tuleb uus töötaja, muidugi alates 1. augustist, peab teda teavitama kõikidest eelmainitud tingimustest, aga juba nende töötajatega, kes ettevõttes töötavad enne seda, kui muudatus jõustub, siis teavituskohustust eraldi ei ole. Aga tuleb silmas pidada jah, seda, et töötajal on õigus küsida neid andmeid ja nii kui ta seda teeb, siis on kohustus see ka esitada. Kui töötaja ei küsi, ei pea seda tegema. Aga samas võib tööandja juba, kui ta kavatseb teavitada, uute töötajate teavitamisel, võib juba ka olemasolevaid töötajaid teavitada, siis on kindel, et kogu vajalik informatsioon on kõikideni jõudnud. Ja tööandjal siis tuleb säilitada ka teavet selle kohta, et töötajad on teavitatud töötingimustest. Siin saab ise tööandja valida, kas siis ta säilitab tõendid töötingimuste edastamise või vastuvõtmise kohta või lausa mõlema kohta. Et võib ka eraldi küsida kinnitust allkirjana näiteks töötajalt. Seda teavet siis tuleb säilitada ka töölepingu kehtivuse ajal ning 10 aastat alates siis lepingu lõppemisest. Ja kuidas seda tõendit säilitada, see on nüüd tööandja otsustada. Lisaks on ette nähtud erisus, kus siis võib selle teavituskohustuse kirjaliku teavituskohustuse täitmata jätta, kui töötaja tööaeg ei ületa keskmiselt 3 tundi nädalas 4 järjestikuse nädala jooksul. Siinkohal tuleb silmas pidada seda, et võetakse arvesse ka ületunnitööd, et nii kui see aeg ületab seda keskmiselt, siis tekib ka teavituskohustus. Ja lisaks, kui tööleping ikkagi kestab üle 2 nädala, tuleb tööleping kirjalikult vormistada. Nüüd on uus õigus või selles mõttes see õigus on tegelikult õigus küsida endale sobivaid tingimusi on ju tegelikult alati olnud, et töötaja saab alati pöörduda tööandja poole, teha ettepaneku töötingimuste muudatuseks, kuid nüüd selle töötaja õigusega sobivatele töötingimustele on sätestatud tööandja vastamiskohustus. Ehk siis näiteks, kui töötaja esitab taotluse, ta soovib töötada tähtajatu töölepingu alusel, siis tööandja peab vastama 14 kalendripäeva jooksul alates selle taotluse saamisest kirjaliku taasesitamist võimaldavas vormis. Seejuures siis tuleb jah kaaluda töötaja huve ettevõtte huvidega ja see peab olema keeldumine, peab olema põhjendatud. Ehk siis tööandjal ei teki kohustust neid tingimusi tagada, aga tal on põhjendamiskohustus ja ta peab kaaluma ikkagi vastastikuseid huve siinkohal. Lisaks siis on ka piiritletud vastamiskohustus, et juhul, kui tõesti tuleb neid taotlusi rohkem, siis kui töötaja esitab 4 kuu jooksul rohkem kui ühe sobivate töötingimuste taotluse, on siis tööandja kohustus vastata ainult ühele nendest taotlustest. Igaks juhuks ka mainin, et jah, siin on eeldus või eriline tähelepanu pööratud siis töötamisele tähtajatu töölepingu alusel või täistööajaga, aga samas on ka välja toodud, et arvestades ikkagi konkreetse töösuhte eripärasid, ei ole siis välistatud, et võib ka siia alla kuuluda muud töötingimused. Lisaks nüüd on siis selline säte, millega nähakse ette töötajatele kaitse ebasoodsa kohtlemise eest ja siin näiteks, et põhjusel, et töötaja toetub enda õigustele, näiteks ta nõuab ületunnitöö hüvitamist või juhib tähelepanu õiguste rikkumisele, näiteks, et tööandja ei ole teda töötingimuste muudatusest teavitanud
või siis töötaja toetab teist töötajat tema õiguste kaitsel. Näiteks pöörab tähelepanu, et tema kolleegil ei ole tagatud piisav puhkeaeg, ehk siis on töö- ja puhkeaja nõuete rikkumine. Kus siin see võrdlusmoment tuleb, on see, et ebasoodsa kohtlemise tuvastamiseks ei võrrelda siis ühte isikut nii-öelda teiste isikutega, vaid võetakse see, et mis olukord oli enne ja mis on siis pärast, ehk võrreldakse varasema olukorraga ning erinevalt siis nii-öelda võrdsest kohtlemisest või ebavõrdse kohtlemise puhul, mis me vaatame neid tunnuseid, siis siin sellist tunnust ei ole, et kaitse on ikkagi tagatud igale töötajale. Aga vaidluse korral peab ebasoodsat kohtlemist tõendama töötaja, kes siis sellele väitele tugineda soovib. Ja mis siis siin tagajärjed võivad olla, et kui ebasoodne kohtlemine leiab aset, siis saab töötaja kasutada õiguskaitsevahendeid, et ta võib nõuda kahju tekitava käitumise lõpetamist, kahju hüvitamist, olenevalt olukorrast äärmuslikemal juhtudel võib tal siis tekkida ka lausa õigus tööleping erakorraliselt üles öelda. Seoses konkurentsipiiranguga, seal muidu konkreetselt põhimõtetes muudatusi ei ole, lihtsalt on välja toodud rõhutus, et tööandja ei saa keelata töötajal teise tööandja juures töötamist. Välja arvatud juhul siis, kui pooled on sõlminud konkurentsipiirangu kokkuleppe, see teine osapool on konkurent ja eeldusel, et siis kõik need nõuded, mis on vajalikud, et konkurentsipiirang oleks kehtiv, on ikkagi täidetud. Ja töötajad siis ei saa seetõttu kohelda ebasoodsalt, et ta töötab teise tööandja juures. Et näiteks, kui meil on teatud hüved, mis kohalduvad kõikidele töötajatele, et siis põhjendamatult eristada konkreetset töötajat seetõttu, et ta töötab teise tööandja juures, jätta ilma koolitusest või kui on mingi muu hüve, näiteks spordikompensatsioon, mida tagatakse kõikidele töötajatele, seal ei ole individuaalseid kokkuleppeid, et siis see ei saa olla selleks põhjuseks. Et ei saa siis selle ebasoodsalt kohelda ja jätta töötajad nendest hüvedest ilma. Ja lisaks ka järgnev muudatus seoses puhkusetasu väljamaksmisega, et see ei ole küll direktiiviga seotud, kuid siin on muutunud või täpsustanud see põhimõte, et varem oli pigem praktikas ikkagi see, et lähtuti reaalsest tööpäevast, eelviimasest, mis töötajal oli enne puhkuse algust. Nüüd on see päev ikkagi eelviimane kalendaarne tööpäev enne puhkuse algust. Ja siin ka välja toodud ikkagi kokkuleppe võimalus, et saab ka järgneval palgapäeval seda välja maksta. Ja selle muudatuse eesmärgiks on siis kohelda võrdselt isikuid, kes töötavad tavalise tööajaga ja isikuid, kes töötavad summeeritud tööajaga. Et siin on erinevaid põhjuseid, et üks on juba see, et kui tuleb ülekanne, seal on eksitus juhtunud, seal on viga, et siis töötajal on kohe võimalik tööandjaga ühendust võtta. Aga teine põhimõte on see, et teatud juhtudel see eelviimane reaalne tööpäev, ta võib ulatuda üsna pika ajaperioodi võrra nii-öelda tagasi. See on näiteks siis, kui töötaja on viibinud haiguslehel ja siis otsustab kohe peale haiguslehte jääda puhkusele, et siis on see ikkagi samamoodi nii tavalise tööajaga töötavatel isikutel kui ka summeeritud tööajaga töötavatel isikutel. Aga see ongi siis peamine ülevaade nendest muudatustest ja kui tekib küsimusi,
siis saate meiega ühendust võtta, helistades meie infotelefonile, kirjutades meile, aga ka on palju informatsiooni avaldatud meie tööelu portaalis. Mina omalt poolt siis tänan kuulamast ja jätkab siis Rein Reisberg, meie töökeskkonna konsultant, kes räägib muudatustest siis töötervishoiu poole pealt. Aitäh teile! Tere päevast! Tutvustuse tegi hea kolleeg Jana juba ära, et räägin siis muudatusest töötervishoiu seaduses, mis on kehtiv alates 1. augustist sel aastal ja neid muudatusi on ainult üks. Töötervishoiu seaduse paragrahvist 14, kus on jutt töötajate õigustest, kohustustest, sinna lisandub üks töötaja kohustus tagada, et töötamine või teenus osutamine teise tööd andma isiku juures ei ohusta tema enda ega teiste elu ja tervist. Et tegemist on nüüd just nimelt kohustusega töötajale, et me räägime tavaliselt töötervishoiu seaduses, et tööandja tagab, jälgib, neid sellise kohustuslikke mõisteid on seal veel, aga siin on nüüd ka töötaja kohustus, et tema ise peab arvestama, et ta jälgiks seda, et ta tuleb tööle puhanuna, et ütleme nii-öelda üleväsimusest ei toimuks mingeid õnnetusi, kus viga saab tema ise või siis keegi kolmas isik. Ja ka nendel juhtudel, kui nüüd töötaja töötab näiteks kahe erineva tööandja juures, siis ei saa ju kumbki nendest tööandjatest pidada sellist tööaja arvestust, palju töötaja kokku töötab. Iga tööandja saab ikkagi pidada seda tööaja arvestust, palju töötaja töötab tema ettevõttes, teine tööandja peab seda arvestust, palju tema ettevõttes, aga töötajal on siis kohustus nüüd ise jälgida, et need kaks ettevõtet kokku, see töö tegemine, et ta järgib või siis neid töö- ja puhkeaja korraldamise reegleid. Et igaks juhuks kordan üle, et need senised sätted, mis puudutasid nõudeid teavitamise kohta või et tema töö ei ohustaks töötaja enda või teiste isikute tervist, need kehtivad endiselt edasi, ehk siis paragrahv 14, kus on töötaja kohustus, et töötaja peab tagama, et vastavalt väljaõppele ja tööandja antud juhistele, et töötaja töö ei ohustaks tema enda ega teiste elu ja tervist ega saastaks töökeskkonda. Neid nõuded on, väljaõppe ja juhised peavad olema ja töötaja peab neid järgima. Ja samamoodi kehtib edasi nüüd see olukord, kui tegemist on teenuse osutamise lepingu alusel, on see siis käsundusleping, töövõtuleping, kaks sellist enam levinud. Selle alusel töötamisega, ka siis tuleb teavitada enda tööga seotud ohtudest ja töötaja peab tagama, et tema tegevus ei ohusta töötajaid. Et see on nüüd see olukord, kus töötatakse samal ajal koos teise tööandja töötajatega või koos teiste teenusosutajatega. Ja just see rõhutamine veel, et nende töö- ja puhkeaja piirangutest kinnipidamine töötaja poolt on oluline, sõltumata asjaolust, kas ta töötab nüüd pikemalt ühe tööandja juures. Pikemalt ses mõttes, et teeb rohkem kui täistööajaga tööd või teeb mitme erineva tööandja juures. Et tegelikult see eesmärk on ju vältida ennekõike terviseprobleeme üldise sõnaga, ületöötamist, tööstressi, läbipõlemist ja samamoodi mõelda sellele, et vältida kutsehaiguse kujunemist või tööõnnetustesse sattumist seetõttu, et olin tööl väsinuna, ei pannud tähelepanu hajus, mis iganes me sellised probleemid võivad olla, et see on see eesmärk, miks on töötajale pandud kohustus jälgida. Et siin on nüüd toodud lihtsalt paar näidet, millised olukorrad need võivad olla. Et üks on see, et töötaja töötab täistööajaga, lihtsalt see üks kellaaegade võimalik variant, 8:30 kella 5, teeb oma 8 tundi koos lõunapausiga tööd ja töövälisel ajal osutab sõidujagamisteenust. Et seal peab ka nüüd töötaja ise jälgima neid oma töö- ja puhkeaja nõudeid. Või teine variant näiteks, et töötaja töötab tootmisettevõttes raamatupidajana täistööajaga ja töövälisel ajal töötab teenuse osutamise lepingu alusel raamatupidaja mitmes väikeses ettevõttes. Et
tegelikult kas ta teeb nüüd seda raamatupidaja tööd tootmisettevõttes või siis väikeses ettevõttes teenuse osutamise lepingu alusel, need ohutegurid, mis töötaja tervisele mõjuvad, on ju samad. Ehk siin ei ole ju selles mõttes vahet, kas ta nüüd töötaks seal tootmisettevõttes nii-öelda pooleteist kohaga ja siis tervis hakkab kannatama või ta teeb tootmisettevõttes ühe täiskoha ja pool koormust veel juurde nendes väikestes, tervisele mõju on ju sama, sest tegelikult need ohutegurid on täpselt samad. Ja mida siis töötaja jälgima peaks, et tõin siia välja sellist, et kaks võib-olla põhilisemat asja. Üks on see 11-tunnine järjestikune puhkeaeg 24-tunnise ajavahemiku jooksul, et jääb ikka aega 11 tundi puhata, et see on siis selline, kus reaalselt jõuan ka koju minna, jõuan süüa, jõuan normaalse pikkusega une teha ja siis 11 tunni pärast uuesti jätkata. Ja teine on siis see, mis puudutab iganädalast puhkeaega ehk üldjuhul on see 48 tundi, summeeritud tööaja korral 36 tundi ehk ka neid iganädalasi puhkeaegu peab nüüd töötaja ise jälgima, et see ikkagi oleks. Mitte ei ole niimoodi, et ma nüüd teen oma 5 päeva põhitööd ära ja siis nädalavahetusel laupäeva, pühapäeva näiteks üldlevinuid sisustan kusagil teise tööandja juures töötamisega, sel juhul need 7-päevase ajavahemiku jooksul 48 järjestikku tundi puhkeaega ei tule mitte kuidagi. Ja milline on nüüd soovitus tööandjatele, et kui see eelnev jutt oli ennekõike suunatud sinna, et töötaja ise peab jälgima, siis kui tööandja leiab, et tal on mingid sellised ametikohad, kus on nii-öelda puhanuna tööle tulek väga oluline, siis võite näiteks panna siis kirja kas riskanalüüsi, seda tuleb ju niikuinii töötajale tutvustada või siis ohutusjuhendites, mida tuleb samamoodi tutvustada, et nii-öelda tuletada töötajale veel meelde, et sinu töö on selles mõttes vastutusrikas, siin on toodud välja autojuhid, tõstukijuhid, kõrguses töötajad, et puhanuna tööle tulek on väga oluline. Et korra kurtis üks bussifirma juht, et hommikul tulevad töötajad tööle, lähevad liinibussi rooli ja ütleb samas, ma tean, et see töötaja on öösel töötanud kusagil teises firmas valvurina, turvatöötajana ja ütlebki, et täitsa sõltub sellest, kuidas ta selles valvuri töös oli. Mõnikord oli öö rahulik, sai lausa magada. Teinekord on niimoodi, et ei olnud seda võimalust magada, ei saanud ja mina bussifirma juhina tajun, et tegelikult ma ei tahaks seda töötajat sinna rooli lasta. Et seetõttu rõhutada veel korra, kas siis riskanalüüsis või ohutusjuhendis, sa pead tulema puhanuna tööle. Ja see on minu poolt lühidalt kõik, sest tõesti töötervishoiu ja tööohutuse seaduses on tegemist ainult ühe muudatusega.